tänu meie korralistaja kaasa teenuse eest ja alustame siis tänast teenistust. Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Amen. Nõnda aega, kui su nimi Jumal ulatub su ülistus ibamaa ääreni. Su parem käsi on täis õigust, Sion ja Sioni vägi lõõmustab. Juuda kötted jõudsevad su kohtuotsuste tõttu. Kõndigu ümber Sioni, ning tehke kiil ta ümber. Lugege ära ta kornid, pange hästi tähele ja kindlustust. Kõndige läbi ja kuninglikud hooned, et võiksite jutustada neist tulevastele põlvedele. Sest see on Jumal, meie Jumal ikka ja igavesti. Tema juhatab meid surmast üle ellu. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Nõnda alguses oli, nüüdki on ja jääb igavesest ajast igavesti. Aamen. Apostel Paulus ütleb, kui Issand tuleb, toob ta valguse ette pimeduses varjatud asjad ning teeb avalikuks inimsüdame kavatsused. Jumala palge ees ja tema sõna palge. Katsume näeb tema südamed ning tunnistage Jumalale oma patud üles ühesugune nõnda üteldes. Kõige vääriline Jumal, alastaja Isa, mina vaene pattune inimene, tunnistan sinule oma patud üles, mis mina mõtte, sõna ja teoga olen teinud ja millega mina sinu viha ja sinu nuhtluse ajalikult ja igavesti küll olen ära teeninud. Aga minul on nende pärast väga kahju ja mina kahetsen neid südamest ja palun sind sinu isaliku halastuse ja sinu armsa Poja, Jeesuse Kristuse, meie õnnistegija kibeda kannatamise ja surma pärast. Ole sa mulle pattusele inimesele armuline ja halasta mu peale. Anna mulle andeks minu patud ja anna mulle armust Püha Vaimu väge, ma elu saaksin parandada. Kõige vääriline igavene Jumal on Jeesuses Kristuses meie pära halastanud ja tema pärast annab meile kõik meie patud andeks. Kristuse kiriku sulasena kulutab sulle, kes sa kahetsed ja tahab meid parandada Jumala armu. Ning mõistan sind su pattudes vabaks, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel.
puhasta meie mõistus ja meie süda, et ka meil võiksime saada elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks sulle. seda palume Jeesuse Kristuse, sinu poja, meie issanda läbi. Amen. Kristuse kogudus, võtke kuulda Jumala sõna prohvet Malaki raamatust 3. peatükist. vaata, ma räägitan oma ingli ja tema valmistab minu ees teed. Järgmised tuleb oma templi juurde issand, keda te otsite, ja lepingu hinge, keda te igatsete. vaata, tuleb ja teeb vägev issand. aga kes suudab taluda tema tuleku päeva ja kes jääb püsima tema ilmudes, sest tema on nagu sulataja tuli, nagu pesupesija leevis. see on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. edasi kuulge Jumala sõna ohvritud Johannese esimesest kirjast, 1. peatükist. see sõnum, mida me oleme kuulnud temalt ja kuulutame teile. Jumal on valgus ja temas ei ole mingit pimedust. kui me ütleme, meil on osadus temaga, kuid käime pimeduses, siis me valetame ega tee. aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus
Maarja ja Joosep puhastuspäeval Moosese seaduse järgi said täis. Viisid nad lapse üles Jeruusalemma, et teda seada issanda ette, nõnda nagu kirjutatud issanda seaduses. Iga poegas, kes avab lapsekoja, hüütagu issandale pühaks. Ja et tuua issanda seaduse öeldud järgi ohvriks, paar kuuteltuli või 2 tulipoega. Ja vaata, Jeruusalemmas oli Simeon, see mees oli õiglane ja väga ootas issanda lohutust ja püha vaim tuli tema peale. Ja püha vaim ennustas talle, et ta ei sure enne, kui ta näinud issanda messia. Ja ta tuli vaimi ajal pühakotta, kui vanemad tõid sinna lapse Jeesuse, et toimida temaga seaduse järgi. Siis ta võttis tema sünde ja ülistas Jumalat öeldes: Issand, nüüd sa lased ma sulasel lahkuda rahus oma ütlust mööda, sest mu silmad on näinud sinu päästet, mille sa oled valmistanud kõigi rahvaste silme ees. Valgust, mis on ilmutuseks paganaile ja kirkus sinu rahvale Iisraelile. Jeesuse isa ja ema panid seda üles, mida tema kohta räägiti. See on püha evangeelium. Kiitus olgu sulle, Kristus. Meie palume. Issand luba, et minu sõnad ja meie mõtted oleksid sulle meelepärased, sa tõeline tuu õnnistegija. Aamen. Palun istuda. Issanda templis toomise püha on meie kirikukalendris viimane järelkaja jõulupühades ning pühakirja lugemistes, mis käsitlevad Jeesuse lapsepõlve. Sarnaselt tarkadega hommikumaad, kes saavad teada kõne kaudu, et mitte tagasi tulla Herodese juurde. Ja Joosepile antakse teada, et Herodes ohustab last, on Simeon saanud püha vaimu kaudu nägemuse, millega kinnitatakse talle, et ta ei näe surma enne, kui ta on oma silmaga näinud issanda messia. Kui Siimon kõneleb, et see laps on seatud vanguseks ja tõusuks paljudele Iisraelis ja tähiseks, mille vastu räägitakse. Ta kõneleb Jeesuse saatusest, mis mõjutab inimkonna elu, ootuseid, aga pöörab ka inimkonna elu, ootused ja lootused pea peale. Jeesusele seistakse vastu. See on ettekuulutus, mida Jumala prohvet Jesaja on ette kuulutanud, kui ta on öelnud: vägede issand on pühamus, aga komistuskiviks ja pahanduskaevuks mõlevaile Iisraeli pojale, lõksuks ja püüdepaelaks Jeruusalemma elanikele. Paljude neist komistavad, kukuvad ja vigastavad end, püütakse kinni ja võetakse vangi. See kõik prohvet Jesaja 8. peatükis kõneleb meile eelseisvast vangipõlvest Baabilonis, aga seisab ka seal taga ettekuulutus sellest, mis saab Jeesusest, tema ristlöömisest, tema surmast. See pilt Jeesusest, mida Siimon meile siin annab, mida prohvet Jesaja meile ka kinnitab, ei ole lahkest armsast mehest, kes ei seisa kurjale vastu. See on kõne Jeesusest ja tema karmidest sõnades, mille ta kõneleb nende vastu, kes petavad vaesi, ei holi lestnaistest ega vaeslastest, kes ei näita külalislahkust võõrale maale tulnud. See on Jeesus, kes kõneleb neile, kellel pole mingit kasvatust, ehk nagu minu vanade liikmes, kellel puudub korralik lastetuba, kes on enesekesksed või lühavad, inimesed, kelle südamed ja tegevus on külm, kõva ja kaik. Aga Siimoni vastutähes Jeesus, kui ta võtab ta sünde, on saanud meile väga kuulsaks kirikulauluks Tallinna pealkirjaga Nunc dimittis. Issand, nüüd sa lased oma sulase rahvus lahkuda. Ja meist saab Siimon, kui me laulame seda laulu. Aga evangelist Lukas jätkab oma keelt
kauem öötundidesse. Aga Luuka kirjelduses, Luuka sõnadega palvetas ta ööd ja päeva. Luuka sõnadega andes tunnistust Siimoni sõnadest. Siimon kõneles langusest ja tõusust. Siin taga on midagi väga olulist. Need sõnad kirjeldavad meile inimkonna kogemust. Siimon ütleb Maarjale, Jeesuse emale, kes sinu endagi hinge läbistab mõõt. Maarja kogeb suurt valu, agoonia. Ta näeb oma poja piina, oma poja suru. Meie, kes elame siinpool risti löömist ja üles tõusmist, kuuleme Siimoni sõnu. Siis on meil aimu sellest, ka mida Maarja on läbi elanud, kui ta vaatab oma poega suremas. Või kui olla ausad, me võime ka tunnistada, et me iialgi ei saa teada seda, mida tunneb Maarja. Ei ela läbi seda, mida Maarja võib tunda risti juures. Aga Maarja on kõigi ema. Kõigi, kes on kaduma läinud, kõigi, keda survestatakse, kõigi, keda vagistatakse, keda piinatakse, keda kohtuprotsessi mõnitatakse. Ta on kõigi kannatajate ema läbi terve ajaloo. Maarja seisab risti kõrval, ta vaatab pealt. Enne tõusmist tuleb langus ja tõus. Rist enne Jumala hiilust. Enne on rist, siis alles on tühi haud. Enne kui kivi on haua eest ära veeretatud, on haud kiviga koos kinni pitseeritud. Langus ja tõus. Rist enne triumfi, pimedus enne valgust. Ööd ja päeva, paastades ja palvetades, teenis Hanna Jumal. Hanna on ööd üleval. Ja alles siis saame teada, et terve päeva on valvenud. Ta peab valvenud, oodates selle tulekut, kes lunastab Iisraeli. Jeesus on kord öelnud, valvake, sest ei tea, millal pea isand tuleb. Need kaks prohvetit täna. Need kaks prohvetit annavad meile teada, millega Jumal tegeleb ja kuidas Jumal asju lahendab. Pääste tuleb konfrontatsiooni kaudu. Messuse tunnustäht on opositsioon. Kuidas tõusmist pole risti löömiseta, lahti päästmist pole enne, kui on kinni võetud. Need kaks prohvetit teadsid väga hästi. Neil oli selge, et meeleparandus eeleb andestusele. Ja see on meile ka otsekohene sõnum, mis on edastatud nende kaudu. Andes andmist pole olemas seal, kus pole ühtki üleastumist. Õigusetus, valu, haavad, halvastamine, viha ja surm tähendabki seda, et Jumal peab seisma opositsioonis sellele, mida inimesed teevad. Et tuua esile Jumala õiguse ja elu. Mis on Jeesus Kristuse tegutsemas maailmas? Nii nagu Maarja oma laulus laulab ja nii nagu ingel kuulutanud temale Jumala arvu leidmist. Maarja tänab Jumal alandab kõrgid, tõstab üles magavad, toidab näljased, saadab rikkad, tühjad minema. Kõik need vägevad teod pööravad maailma pea peale. Ilmalikud ootused ei ole need, mis lähevad täide. Vaid issand oma püha vaimuga on see, kes toob tõelise lohutuse ja lunastuse. Püha vaimu
elu hakkab uskavaid testiga kokku. Selleks, et võiksime saada ülesande tema käest. Me kaotame oma elu, et elu leida. Ja nii nagu püha vaim oli Siimoniga, on püha vaim kõigiga, kes lasevad end ristiga kolmaine üles. Püha vaim on see, kes aiendab meid palvetama, paastuma, sooritama õiguse tegusid, kutsudes meid üles nägema seda teed, mis viib läbi ebaõnnestumiste ja vaeva selle poole, mis on tõeliselt hea. Issand kasutab loodud kurjust, et tuua esile seda, mis loob ja võidab rahu. See on mis pärast Simeon laulis rahvust, mis temal oli tulnud, kui ta lunastab või näinud oma silmaga. Meie, kui me laulame Simeoni laulu, tunnistame ka seda, et oleme näinud Issandat. Meil on andnud nägemus sellest rahvust, mida Simeoni tuli pärast pikka kannatlikku ootamist templis. Meie oleme oma pakutunes tunnistanud, võtnud kuulda Jumala sõna, saanud osa armu kuulutusest. Seda armu kuulutust kinnitab meile armulaud. Meie Issandale Jeesuse Kristusega osavad. Meie osalus oma Issandaga on see, mis saadab meid elu teele. Ükski asi ei ole kunagi kindel, kui see jääb ilma vaimu juhtimiseta. Ükski asi ei ole võimalik, kui Jumala vaim ei tule appi toetama. Siiski, mis on kindlaks jäänud, on Jumala sõna tõotused. Piisab nüüd sellest, et me täname Issandat selle nägemuse eest, mida nägi Simeon, mis tunnistab meile Issanda kohalolekut. Me anname tunnistust Simeoni kogemusest, kui me ütleme, Issand, nüüd sa lased oma sulase lahkuda rahvus oma ütlust mööda, sest mu silmad on näinud sinu päästet, mille sa oled valmistanud kõigi rahvaste ees. Tõuseme nüüd ja tunnistame üheskoos oma püha ristiusku apostliku usutunnistuse sõnadega nõnda üteldes. Mina usun Jumalasse, meie väärtusse isasse, taeva Jumala loojasse, Jeesusesse Kristusesse, tema ainsesse pojasse ja Issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maariast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, 3. päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala saab paremal käel. Sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Ja usun pühasse vaimusse, üht püha kristlikku kirikut, pühade osadust, pattude andeks andmist, üles tõusmist ja igavest elu. Amen. Peame seisma ka mälestama. Elisabetta Rulova, surnud 32 aasta vanuses koroona tagajärjel, on Sankt Peterburgist organis, kes ka meie keskesid Eestis on mitmeid kontserte andnud, ka siin pühavaimu kirikus. Teda mälestavad tema sõbrad siin Eestis ja Venemaal, tema kaastöötajad ja kaasmuusik.
missionäride ja kõigi kiriku kaastööliste ees. Me palume meie sõpruskoguduste ees ja nende kaastööliste ees. Tugevda meid kõiki ülistuses ja usus. Täiena meie südamed väsimata armastusega sind teenida. Lase meil kõigil kuulutada sinu ilmumist ja jõuda lõpuks rahumaale. Me palume sind. Kuule meid, armas Issand Jumal. Kõige väärine Jumal, me täname inimeste ees, kes töötavad valitsuses õiguse ja õiguse teenistuses. Me palume kõigi ees, kes meie linnades ja valdades teenivad ja vastutavad kohtadel on. Aida neil ees pidada inimlike võime piire ja paljudada neid sinu valitsuse all. Lase neid taotleda rahu ja tõrjuda ebaõigust ja kõigis järgida sinu tahet. Me palume sind. Kuule meid, armas Issand Jumal. Kõige väärine Issand, me täname sind kõigi eest, mida sa meile kiitnud. Igapäevase leiva eest, igapäevase töö eest, igapäevase ülesannete eest, perekonna ja sõprade eest. Õpeta meid su ainult targasti kasutama, oma lähedasi hoidma. Lubada võiksime jagada oma tunnusest puudused orjadele. Aita meil teha vahet kaduva ja kadumatu vahel. Too peredesse vanemate laste keskele rõõmuks
sinu vaimuga. tõstke südamed Jumala poole. Meie tõstame südamed Jumala poole. täna issand meie Jumal. See on õige ja kohus. tõesti, see on õige ja hea. Iga päev õiguspäevus täna sind, igavene Jumal, Jeesuse Kristusele Issandale. Tema toodi tervisse, et ta võiks kohtuda siin ja Hannaga. Tema on tulnud meie maailma, et meid ka unustada. Rõõmustame Issandas, et kiidame sinu nime kõige väärne Jumal, koos inte ja kõigi püha ja Jumaga koos öeldes. Püha, püha, püha on meie Jumal, issand Seebaad. Taevas ja maa on täiesti tema au. Hoosianna kõrges. Kiidetud olgu, kes tuleb issanda nimel. Hoosianna kõrges. Tahtmine sündigu taevas, nõnda ka maa peal. Igapäevast leiba anna meile tänapäeval. Anna meile andeks meie valed, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Isand Jeesus Kristus ja ühendava apostlitele, rahva jätan teile ja rahva annan teile. Ära vaata meie padu peale, vaid ma kõik usume. Viigi meie alalised rahu ja kinnita meid oma abi ja valuega. Sulle on kiitus ja au, ikka ja igavesti. Aamen. Issand rahu on alati teiega. Ja sinu vaimuga. Jumala tall, kes maailma pattu ära kannab, alastab teie peale. Kristus Jumala tall, kes maailma pattu ära kannab, alasta meie peale. Kristus Jumala tall, kes maailma pattu ära kannab, anna meile oma rahu. Kõigile soovite armloost osa saada, palun astuge saada siit võidupäralt läbi. Tulge, sest lõid on valmis.
õigus kestab igavesti. Halleluuja.